väga südames tänulik kõigile, kes on tulnud siia ja võtnud kõneleda, et kõik on andnud väga ägeda ja uue nagu vaatenurga meie teemadele ka, aga et selleks, et kuidagi veel ka natuke arutleda ja mõelda, et mis me siis päriselt edasi teeme, et siis võiks korra teha ka väikese vestlusringi. Ja ma saatsin esinejatele küsimused ette, ma luban, et ma ei jälgi neid, aga mõned küsimused siiski on. Aga tegelikult pigem selline vabas vormis natuke mingite üldisemate jaotustega, et ma selliseks soojenduseks üldse, et palume siis jagame mikrofoni sõbralikult ja soojenduseks küsin hoopis seda, mis te isiklikult käsitööst arvate või mis suhe teil endal käsitööga on, et võib tuua nii kõige toredamaid kui kõige õudsamaid näiteid käsitööst, kui isiklikust suhtest. Ma teen otsa lahti või? Et minu jaoks on käsitöö praegu ainult hobi ja nüüd oma enda kodus ja niimoodi ma olen nagu nautinud seda, et ma olen saanud esimest korda elus omale oma töökoja teha ja siis praegu keskendun puutööle ja teen mööblit ja mul on vist rohkem enda tehtud mööblit praegu kui ostetud mööblit, mille üle ma olen päris rõõmus ja siis tänase teemaga haakuvalt üritan seda siis oma poegadele edasi anda. Et kui poeg sai 4, sai ta oma esimese Nicholson tüüpi Tistleri pingi, inglise Tistleri pingi ja nüüd alles oma sünnipäeva eel ta hakkas rääkima, et tal ei ole üldse peitleid. Ja siis ma ostsin talle Šveitsi peitlid siis ja nüüd ta teeb nendega tappe, et ühesõnaga veedame seal poegadega kolmekesti aega. Teil on tore selline sotsiaalne või nagu selline hoopis teistmoodi mõõde veel ka selle juures. No mina olen ka käsitöö suhtes väga kallutatud vormsilasena, et minu jaoks on käsitöö olnud väga palju seotud vormsi pärand käsitööga, nagu ütlesin, olen ka rahvariided endale otsast lõpuni teinud ja tõesti pasteldest ja alusrõivastest kuni ülerõivasteni. Ja siit võib olla ka üks oluline laiendus, et kui me mõtleme tuleviku peale ja me nägime siin, eks ju, 4 võrdselt võimalikku ja väga hirmutava stsenaariumit või siis võimalust tõesti, et tehnoloogia teeb väga, väga palju rohkem või siis teeb väga palju vähem. Üks on kindel, kõik muutub ja väga kiiresti ja me ei tea seda, kuidas see muutub. Mis on üks käsitöö ja võib-olla ka pärand käsitöö väga oluline roll? Anda inimesele stabiilsust ja identiteeti, toetada inimese identiteeti, vähemalt see on see, mida ma ise enda puhul väga, väga tugevalt tunnen. Et see just see käsitöö side oma paigaga läbi käelise tegevuse, läbi käsitöö, et see võib väga, väga palju vaimset tervist toetada. Nii et nüüd ka koroonaga, kui vaimse tervise teemad on esil, siis jällegi uus funktsioon käsitööõppel ja käsitööl kui vaimse tervise hoidja ja teraapia. Aga jällegi mehaaniku tütrena on üks minu suur teema elus ka see, et tüdrukud saaksid teha ka kõike seda, mida me oleme pidanud võib-olla meeste käsitööks, et ma olen ka teinud puukäsitööd, ise teinud ka muusikainstrumente, käisin Kopli ametikoolis eelmisel kevadel torutööde kursustel ja milline nauding oli ka neid torusid lõigata ja saada aru, mis sul seal kraanikausi all toimub või ühendada kodus elektrijuhtmed, elektripistikuid, et ka selline väga praktiline eluga seotud pool on minu jaoks käsitöö. Võtan üle, kuna see vaimse tervise teema aitas mul valida, millist lugu jagada. Et mina siis töötasin enne ministeeriumisse tulekut Tallinna Ülikoolis arendusjuhi õppejõuna ja mul õnnestus niimoodi läbi põleda, et ma jäin pooleks aastaks depressiooniga haiguslehele. Ja siis üle pika aja mul oli esimest korda võimalus päriselt mõelda välja, et mida mulle meeldib teha, mida mina naudin. Ja siis ma taas leidsin enda jaoks kudumise ja nii siis sellest hetkest saadik on minu kõik sugulased tuttavad õnnistatud sellega, et nad saavad minult pidevalt siis mingisuguseid toredaid käsitöö tooteid, kingitused, kas minu enda tehtud või kellegi teise tehtud, et ma lihtsalt oskan palju paremini seda praegu nautida, et aitas mul tulla depressioonist välja tegelikult käsitöö ja aitas mul ka nagu leida, eks ole, mingi hobi, mis aitab mul ka tööst välja tulla. Et minu jaoks väga, väga vajalik asi. 3 mõtet, mida käsitöö minu jaoks toob, on esiteks kallis. Seda mitme nurga alt. Teiseks see, et on oskus elus ise hakkama saada ja seda selles mõttes, et kas ise midagi valmis teha
milles ma nii osav ei ole, aga mis mulle meeldib ja mida ma ka oma lastele suunan, on see, et oskus midagi parandada. See on nagu üks väga olulisi asju. Ja kolmas on see, et jällegi nagu see teraapiline mõte, aga on see, et päris hea tunne, kui midagi on nagu on reaalselt nagu valmis saanud või korda saanud jälle. Et selline nagu, et seda kätega tegemise asja, et seda ei saa nagu, selle teraapilist mõju ei saa mitte kunagi alahinnata. Et jah. Isiklikult tasandil lapsepõlvest on mul kindlasti trauma käsitööga, sest mina pidin tööõpetuses esimese asjana umbes tegema kaardikepi. Ja siis see tuli nagu kurikas pigem. Ja keegi ei õpetanud, kuidas seda teha, öeldi lihtsalt ülesanne siin, mingi puiduklots siin, palun. Ja sealt nagu jäi väga negatiivne mulje, et ei saanud hakkama. Et on esimene kord, et on välja järelikult, ma ei oska seda mitte kunagi. Aga hilisemas elus on ikkagi sattunud ette missugused väiksemaid nikerdamisi, et kuna tänapäeval võib-olla see tase on, mida ületada, on tegelikult hästi madal. Kuna keegi ei tee väga palju ise asju, et siis mina tegin näiteks ühele heale sõbrale, tegin pulmadeks kingituse, siukse skulptuuri vetsupaberirullidest. Aga talle väga meeldis. See oli nii personaalne, nii isiklik, mis sest, et see oli vetsupaberirullidest. Ja nüüd, tänasel päeval selgelt olen suur lihttehnoloogiate fänn ja üritan neid igal võimaluse promoda, sest et mulle tundub, et mingid tulevikutsenaariumid on tõenäolisemad ja siis nendes on sellist oskust kindlasti vaja. Aga ma eriti promoon just siukest, et kõik oskaks midagigi teha, et sa ei pea olema seda 10 000 tundi läbinud, et 20 ja et sa saad põhiasjadega hakkama ja võib-olla see tuleneb sellest, et tõesti ka nii kaua, kui sul ei ole enda kodu, enda kohta, siis su nagu kõpitsemine jääbki tasemele, et sa teed ühe kruvi puurid seina ja pärast üritad ära varjata, et omanik ei saaks teada. Aga nüüd oma kodus tõesti ka torutööd, elektritööd, kõik on hästi põnev ja tore ja esimene kord läheb võib-olla natuke nihu ja teine kord juba parem. Järgmine küsimus võib-olla on, kuna see on meil ikkagi selline käsitööharidusseminar, et võib-olla selline küsimus, et kuidas teile praegu tundub, et kui te nüüd vaatate oma kogemust, enda kogemust, kellel on lapsed või sõbrad või sugulased, kes on käsitööharidusega kuidagi seotud, et kuidas tundub teile selline käsitööhariduse tervis praegu? See on siin arst ka, et mis diagnoosi te annaksite või mis diagnoosi te paneksite täiesti nagu, selles mõttes ei ole kuidagi nagu selline ametkondlikult siduv, vaid mis teile endale tundub võib-olla? Mul mikrofon, ma siis algan. Mina ei tea neid andmeid ja mina väga palju ei puutu kokku inimestega, kes käsitöömaailmas rokivad. Et selle aasta kokkupuude Viljandi Kultuuriakadeemiaga on võib-olla kõige sügavam olnud. Aga kui ma räägin oma eakaaslastega, siis väga paljud neist ongi ka võtnud endale pähe, et nemad ei oska, et nad pigem nagu, nad on need mittetegijad. Et las keegi teine teeb, et on ilus vaadata ja siis aga kohe, kui nad saavad mingi eduelamuse väiksemagi, siis neil avaneb see maailm, et tegelikult, et sellest on võimalik üle saada sellest kahtlust, et mina oma väikese kodukese ehitamisel olen nimme kutsunud kolleege, kes väidavad, et nad on täiesti ilma käteta põhimõtteliselt. Ja siis, kui nad ühe asja saanud mingi posti kuskile paika, siis pärast nädal hiljem tulevad juba redelit laenama, et kodus on vaja teha midagi. Väga põnev. Et siukene suruda neid sinna olukorda, siis tundub, et päris nagu lootsutud inimesi ei ole olemas. Minu meelest täna nende ettekannetest ikkagi nagu peaaegu kõikidest kõlas läbi ikkagi väike mure selle käsitöö nagu hariduse tervise pärast või et ikkagi, et kas noored oskavad käsi kasutada ja kuidas sellega on, et minu meelest see on täitsa asjakohane, et me kõik näeme selle vajalikkust ja et ma muidugi kooli koha pealt ei oska praegu kommenteerida, aga kindlasti selle vajaduse osas kõik nõustume ja vähemalt on ka mingi, ütleme, nii palju kui mina vaatan ja loen raamatuid ja ringi vaatan, mingi selline uuem energia või uuem hingamine ikkagi tekkimas, et inimesed tunnevad selle erinevate käsitöö teemade vastu mingil põhjusel nagu rohkem huvi, info liigub rohkem, ikka avaldatakse raamatuid ja midagi kirjutatakse, midagi mingit
mingid, mis iganes, kas veebis juhendid või mingid kogukonnad, kes midagi teevad, et mingisugune uuem huvi on nagu tärkamas ja ma oma tutvusringkonnas ka vaatan, et just viimastel aastatel on väga palju nagu ka minu poole pöördutud, et kuule, mingi asjaga on abi vaja või inimesed hakkavad nagu, et okei, ma hakkan nüüd puutööd õppima näiteks või mul on nagu, et ma olen täiskasvanud mees ja ma ei oska, mis mõttes ja et mul on nüüd vaja kas ehitada mingi saun või teha mingi laud või mingi värk, et selline nagu huvi, et oot, et mul on, ma ei saanud seda ikkagi selgeks, et ma tahan sellega tegeleda. Et nagu mingi selline... Ehitushinnad on nii kõrged. Seda ka, jah. Aga mingi selline mure küll on minu meelest, et kas see noorte käsitöö oskus vaikselt läheb alla ja huvi läheb alla ja sellega seoses, et oskus lähevad alla, et siin tekibki selline poos, et ma ei oskagi ja ma ei hakkagi oskama või noh, et nad peavad sellest kuidagi nagu üle saama. Kui me räägime kõrg- ja kutsekoolidega, kui me räägime tööandjatega, ettevõtetega, siis see mure, et noorte käelised oskused on kehvemad, on hästi valdav. Ja ma arvan, et siin ei ole süüdi käsitööõpetajad, siin ei ole süüdi käsitöötunnid, tehnoloogiatunnid. Pigem me peaks mõtlema, kuidas ka teistes tundides saaksid lapsed ja noored oma käelisi oskusi rakendada. Just seega, mida millest Aigar rääkis ja millele mina ka viitasin, et ei osata siis ka käsitöötunnist päris ellu viia neid oskusi või nagu päris elu probleeme lahendada. Keskkoolis pole meil käsitöötunde üldse, aga on kõik ülejäänud tunnid. Kuidas me seal saaksime rakendada tehnoloogiaoskusi, käelisi oskusi? Ja jällegi, kui vaadata tööturgu, meil üha väiksemaks jääb see eristus meeste ja naiste tööde vahel. Töökeskkonnad muutuvad, kui vaadata tänapäeva tööstus, siis see ei ole enam midagi musta, kõrvulukustavat ega tervist kahjustavat, see on naisterahvale absoluutselt sobilik töökeskkond ja nagu me Karl Storzi näitel nägime, nad tahavadki käeliselt osavaid naisi, sest neil on lihtsalt nii suur konkurentseelis seal. Aga nüüd, kui me õpetame endiselt, eks ju vaatamata sellele, kuidas on paberi peal, tüdrukutele tikkimist ja poistele akutrelli kasutamist, siis kuidas tüdrukud saavad hakkama inseneeria valdkonnas, kuidas poisid saavad hakkama võib-olla disainis või koka erialal või ka nende katastroofistsenaariumide korral. Et see on küll asi, mis käsitööõppes tuleks korda teha. Ja et kui nagu riikliku õppekava kontekstis rääkida, siis käsitööõpetus või käsitööl on selline suhteliselt kitsas, eks ole, kuidagi skoop antud, aga tegelikult, kui me mõtleme kutsehariduse, kõrghariduse või siis ka kõige selle peale, mida me täna siin laadal näha saame, siis käsitöö on äärmiselt lai ja äärmiselt mitmekesine valdkond. Ja nagu suures pildis tegelikult andmed justkui väidavad, et on kehvasti, võiks olla paremini, peaks olema rohkem aega käsitööga tegeleda võib-olla siis käelise tegevusega, mitte tingimata sellega, mida me mõistame praegu ainult klassikalise käsitöö all, näiteks õppekava kontekstis. Aga teine asi, mida ma tahtsin ka öelda, mis toetub ka sellele, mida siin varem välja toodi või teised välja tõid, oli see, et tegelikult noorte hulgas ju huvi käsitsi tegutsemise vastu on suurenenud ja seda näitab tegelikult väga hästi ka see, et viimastel aastatel meil gümnaasiumihariduses ju on 2/3 on kohustuslikke kursusi ja 1/3 on valikkursusi, mida siis koolid saavad ise valida ja pakkuda vastavalt õpilaste huvidele. Ja nende valikkursuste hulgas on viimase 5 aastaga väga selgelt suurenenud just sellist hästi praktiliste, mitte nagu intellektuaalsete oskustele suunatud kursuste, vaid just käsitsi tegemise kursuste arvest õpilasi huvitab see päriselt palju rohkem. Et mingisugune väike valgus äkki seal tunneli lõpus ikkagi on. Mul on väga hea meel, et ma selles arutluses jäin viimaseks. Lasite džinni pudelist välja. Nii, läheme selles mõttes isiklikuks isiklikuks selles mõttes, et see teema mind väga isiklikult puudutab. Ja seda sellepärast, et meie tuleviku kvaliteet on otseselt määratud meie hariduse kvaliteediga. Kui me tahame endale tulevikus paremat elu, meil on vaja läbimõeldud ja paremat haridust. Ja nii nagu Andres Juur ütles 20. augustil Roosiaias, Eesti rahvas hakkab jääma varsti pimedusse. Ja hakkab jääma sellepärast pimedusse, mitte et elektrihinnad on kõrged, vaid sellepärast, et meil ei ole häid õpetajaid ja me ei räägi hariduse päris probleemidest. Ja täna, mis meil nagu ongi ühelt poolt see, et me oleme mingites ajaloolistes mustrites kinni, et tüdrukud tikivad, jeegeldavad ja poisid treivad ja keevitavad, siis tegelikult ei ole enam tõesti vahet.
ja me peame kogu selle haridussüsteemi uuesti läbi mõtlema ja siin ma viskan kivi nagu haridusministeeriumi kapsaaeda ja tuleb selles mõttes, et innustan neid tegema julgeid otsuseid ja täna üks julge otsuse koht on see, et võtta see, mida erasektori poolt tulnud inimesed, seal, kes haridusse panustavad, näiteks nagu Taavi Kotka oma selle tüdrukute kooli Unicorn Squadiga, ta on seal ära näidanud, et kuidas logistika toimib, kuidas tunnid üles ehitada ja nüüd me võiksime üle kogu Eesti seda sama mudelit kopeerida, teha igal pool. Ja mis seal on, see ei tähenda, et kõik hakkavad progema, ei, need tunnid on üles ehitatud niimoodi, et nad arendavadki seal oma neid nii-öelda klassikalisi käsitööoskusi. Nad peavad midagi valmis ehitama ja teadlikult valmis ehitama, aga iga tund on, ühesõnaga, et me peame haridusele andma mõtte, et kui ma midagi teen, ma saan mingisuguse oskuse. Küsimus, miks me asju teeme, miks me asju õpime. Ja siis on küsimus, kuidas me seda teeme ja vaadates selles, mis on see eelarve piirid meil, siis me saame öelda, et mida me lõpuks teha saame, aga meil millegipärast on see üles ehitatud alati niimoodi, et me kõigepealt vaatame, palju meil raha on ja siis hakkame sinna mingisuguseid ideid sisse loopima. Aga tegelikult me peame enda käest küsima, miks meil on vaja käeliselt osavaid inimesi. Seda sellepärast, nagu ma ütlesin, et see on oluline, et sa elus ise endaga hakkama saaksid. Ja kinda kudumine, vabandust, tööd mulle kogu aeg nagu mõttes ja silmis, aga et see kinda kudumine on väga kauge oskus. Kõige lähemad oskused on see, et ma hoian oma riidet, mitte isegi see, vaid ma oskan süüa teha. See on kõige olulisem käsitööoskus, see, et ma oskan noaga lõigata. Kus me seda õpime? Ei õpi kusagil. Peaksime õppima. Ja sealt edasi hakkavad need arenema siis, kuidas me oma asju riiulitel paneme, ära paigutame, kuidas me enda järelt koristame, kõik need asjad sinna tekivad peale. Ja siis mingi hetk me jõuame selle klassikalise käsitööni. Ja võib-olla seal see, et see klassikaline käsitöö, mis meil on, see võib-olla arendab meie juures mingisugust nagu ilumeelt, mida näiteks on vaja selle jaoks, et kuidas paremini oma asju riiulitele kodus ära paigutada, et inimesed neid üles leiaksid. Aga kõigepealt me peame küsima, miks me midagi õpime ja kui see on meil selge, siis teha ära need julged otsused, mille jaoks täna näited on olemas. Nii et mida me ootame? Kas seda, kui päriselt väga valus juba hakkab? Nii, lähme edasi. Tahtsin küsida, kas keegi tahab vastu vaielda Aigarile praegu? Ma ei taha vastu öelda, ma tahtsin lihtsalt kommenteerida või nagu seesama need kaks mõtet üles korjata. Üks oli see, et võtaks nagu Taavi Kotkat rohkem kuulda. Taavi Kotka näiteks on üks selle seltskonna eestvedajatest, kes ütleb, et tehnoloogia valdkonnas või käsitöö asemel, kudumise asemel olla rohkem IT-d näiteks sees. Ei, ma saan aru, et tegelikult see mõte ei olnud see ja tegelikult ma olen täiesti nõus ja kui me nagu rääkida ka nagu sellest kaugest pildist, mida ma näitasin ka oma viimasel slaidil, et kuhu me nagu õppekavarises liikumas oleme, ongi tegelikult see, et me mõtleksime päriselt läbi, millised on need oskused, mille kohustusliku põhihariduse lõpuks inimene omandama peaks. Ja sellisel juhul tegelikult ka füüsika ei peaks olema ju mingisugune teadus, mille kohta me mõistame midagi teoreetiliselt abstraktselt ja see õppimine ei peaks olema akadeemiline, ka see peaks olema käega katsutav, ka seal peaks toimuma päriselt see, et ma saangi mingisugused elektriku sellised hästi baasteadmised juba sealt ja ma saan ka katsuda kättega neid asju, et ma saan seda teha mitte ainult käsitöös või tehnoloogia valdkonna ainetes, vaid ka kõikides teistes õppeainetes. Või näiteks küsimus, et kui ma annan sulle patarei ja see 9-voldine koroonapatarei, mis on, et pane keel vastu. Julged teha, ei julge. Aga kui sa füüsikat mõistad, saad aru, mis see elekter on, et sa tead, et see 9 volti sind ei tapa sellisel kujul. Või see on, aga kas sinna seinast, kui juhtmed välja turritavad, tasub keel vastu panna? Vist ei tasu. Aga saad aru, miks ei tasu? Või varras sinna sisse panna, jah. Et sellised tõesti, et me saame aru, et kuidas see päris eluga seotud on. Ja mis meil tihti lähebki kaduma, et me selle päris elu unustame ära. Ja millest ma siin paari nädala pärast ka rääkima lähen, on kuidas, mis on Euroopa Liidu päris väärtus meie jaoks, on see, et meil on olemas standardid ja mida need standardid teevad, päästavad elusid. Aga sellest võib kunagi hiljem rääkida. Aga just see, et me saaksime aru, mis päriselt oluline on. Nii, ma annan edasi. Ja mulle meeldib väga rääkida. Ma ei taha ka vastu vaielda, ma tahaks just mõtet edasi arendada, et kui täna riiklikult on selge eelisvaldkond on informaatika, sest võib-olla nähakse, et sealt tuleb hästi kiiresti tagasi hästi palju raha, et siis
hästi suur nagu sõnum oleks see, kui IT-sektor ütleb, et aga me tahame käsitöölisi, kes oskavad kätega midagi teha rohkem, kui klikkida õigeid nuppe klaviatuuril. Et see oleks päris tugev sõnum. Sest et jah, mul oli mingi teine mõte veel. Aga see läks praegu kuhugi. Selle IT kohta meil on nagu sõpradega üks siuke mõttelõngakene, mis käib nii, et varsti lähiajal sureb viimane IT-mees, kes teab, mis asi on transistor. Et sellest maagiast on täna juttu olnud, et ilmselt on 9-10, ma ei tea, IT-mehest praegu arvuti hakkab sellest, kui Windows käivitub, on ju, ütleme, see opsüsteem käivitub, aga et kui palju on noori tänapäeval, kes arvab, et arvuti sees on maagia tõenäoliselt. Ja kui see arvuti enam tööle ei lähe, et siis on nad abitud, sest nad oskavad programmeerida, ma ei tea, 5 keeles, on ju. Aga et sisuliselt, et oot, kuidas see tegelikult käib ja et seda teadmist tõenäoliselt varsti enam ei ole, sest need inimesed, kes siis olid olemas, on ju, et need on juba liiga vanad, et seda sama linki nii-öelda enam ei ole tänapäeval. Ja tuli meelde. Et mis see suurem nagu nihe võiks olla inimeste peades on see, et kui me täna räägime asjadest nende nagu vahetusväärtuse järgi umbes, et kui palju see äpp nagu suudab teenida. Et kas me jõuame tagasi sinna, et me räägime asjade nagu kasutusväärtusest või nagu et see asi on ise enesest nagu kasulik sulle ja nii väga ei olegi oluline, mis ta hind on või hea näide on see tänane küttehinnad, et nüüd räägitakse, et halupuu küte on ka hästi kalliks läinud. Aga seda ainult juhul, kui sa ostad seda turult, mitte ei tooda ise on ju oma higi ja vaevaga, millele sa ei panegi hinda, sest vahet pole, nagu sul on oluline, et sul on puud olemas ja seal see rahaline väärtus ei mängi rolli, et kuidas kui me jõuaks tagasi sinna, et me räägiks asjade nagu päris väärtusest, mitte sellest potentsiaalsest aktsiaturu väärtusest, siis võib-olla see arutelu läheks ka teises suunas. Ja üks repliik oleks ka võib-olla selline, et me ei saa kõiki ühiskonnas toimuvaid muutusi ja probleeme käsitöötunniga võib-olla korda teha. Et me räägime siin päris laiadest teemadest korraga ja et... Aga võib-olla kui nad Riigikogus rohkem jooksid, siis need infotunnid, mis seal on, oleksid ka inimlikumad. See oli see viimane... Või nagu eelviimane pealtnägija lõppes sõnadega, et kui maailmas oleks rohkem heegeldamist, siis oleks see parem paik. Aga siis veel osalt siin juba tuli natukene nagu mõtteid, et käsitöö peaks olema rohkem eluline ja muidugi seda ma ju üldse ei küsinud, et me seda üldse alguses ei arutanud, et mis asi see käsitöö üldse on. Et ma seda Pandora laegast ei hakanud avama, aga siit tegelikult juba tuli ju nii toredasti välja, et nagu see et sellel ongi nagu nii palju erinevaid tahke, et kõik need igapäevaelulised oskused ja see sama miks just, et nagu selle mõtestamise, protsessi mõtestamise mõttes. Aga siis, ja siin tegelikult tuli juba vastuseid ka, et kuhu see käsitööharidus võiks siis liikuda, et võiks olla rohkem eluline, võiks olla laiemalt materjalide ülene, mitte soopõhine. Ja siis tuli tore mõte, mis mulle meeldis siit kuskilt ka, et kõikides ainetes võiks olla rohkem käsitööd. Aga et kui veel korra mõtlete ja tahaksite vastata sellele küsimusele, et kuhu suunas siis see käsitööharidus liikuma peaks või kui nüüd ütleks täislausega, et kuhu poole? Ma tahtsin vastata sellele eelmisele küsimusele, et mis on käsitöö. Et minu jaoks, sõbrad mu käest ikkagi küsivad, et kuidas sa kõiki neid asju oskad, et kõiki neid erinevaid liike käsitööd, siis minu jaoks ma ikka olen nagu püüdnud mõelda, et okei, et minu jaoks ei ole suurt vahet, kas on õmblemine või keevitamine. Et see mismoodi sa lähened materjali, mismoodi sa lahendad seda probleemi, et see on küllalt sarnane, et sul on mingi oskuste pagas, kuidas töötada materjaliga, kuidas töötada ühesõnaga selle eesmärgi suunas, et lihtsalt vahendid on võib-olla erinevad, aga mõte ja see sama mõõtmine ja see sama, et mismoodi materjal mängib, et kui sa sellest saad aru, siis ei ole väga suurt vahet, et ühesõnaga, et see käsitöö oskus, raske tööst, ma ei oska soovitust praegu anda, et mida õpetama peaks, aga kui kohale jõuaks nagu mingi selline kõrgem arusaam, mismoodi see käib, siis see aitaks küll edasi. Jällegi, kui me räägime ettevõtjatega ja milliseid inimesi nad tahavad endale tööle võtta, siis tihtipeale jõuame selleni, et jah, ta peab oma eriala valdama, aga lõpuks see, mis määravaks saab, on inimese üldoskused, tema suhtlemisoskus, tema mõtlemisoskus, koostööoskus. Ja nüüd,
kui mõelda käsitöö tehnoloogiatundide peale, siis see on hindamata võimalus arendada inimeses väga paljusid üldoskusi, mis pärast tema elus, sealhulgas tööelus, osutuvad väga kasulikuks. Analüüsioskus. Võtame ühe asja nii-öelda protsessi juppideks, paneme selle jälle kokku, puhas algoritmiline mõtlemine, väga vajalik. Probleemilahendusoskus, kõik see maailm on järjest raskemini prognoositav, ebakindlam meie ümber, see probleemilahendusoskus on A ja O. Loovus, innovaatilisust, sellest ma ei räägigi, ruumiline mõtlemine. Et see on jälle üks võimalus nagu mõtestada laiemalt käsitööharidust. Et just see seose loomine, et jah, see oskus, aga mida see minu jaoks laiemalt tähendab, kuidas ta mul hilisema elu ja praktilise eluga seondub, et siin on nagu hindamatud ja väga laiad võimalused. Nii, kuhu poole see käsitööharidus liikuma peaks? Taaskord ütlen seda, et sinnapoole, et me oleksime võimelised nende oskuste pealt hiljem paremini hakkama saama. Mainisid siin nõelumist või õmblemist. Mina väike olin, siiamaani panen pika niidi taha, et siis ma ei pea mitu korda seda panema seal. Et kui palju sa materjali võtad, et sa seda planeerid ette. Ka kodus remondi tegemine. Arvutan välja, mul on pindala selline, lähen poodi ja ostan, äkki võtan ikkagi 2 korda rohkem. No milleks, Et kelle jaoks, aga just sellised, et minu jaoks, kui ma mõtlen oma kooli peale ka tagasi, siis oskus kätega midagi valmis teha, sunnib sind asju planeerima. Sunnib sind planeerima erinevaid ressursse ja võib-olla see ressursi oskuse planeerimine ongi see, mis käsitöötunnist väga hästi kaasa on tulnud, mida see sunnib sind tegema. Ehk siis, kuhu see käsitöötund võiks liikuda, on see, et sundige inimesi ise rohkem mõtlema ja ise saama neid valu läbi elama. Sest käsitöötund on selles mõttes hea ohutu koht, mitte ohutu koht, kus endal näppe maha lasta, aga selles mõttes ohutu tund, et kui sa tõesti võtad nagu seda lõnga kinda jaoks natukene vähem või natukene rohkem, sealt ei juhtu midagi hullu, aga sa saad selle kogemuse kätte. Sa võtad vale pikkusega lauajupi, sa võtad vale metalli, mida hakkad kokku keevitama, sa võtad valed käärid, millega asju lõigata. Sul on, nuga on liiga suur või liiga väike või liiga nüri, või kõik need asjad. Kool on see koht, kus saab ohutult asju läbi katsetada, saab ohutult teha neid hiljem elus ohtlikuks osutuvaid vigu. Et see on see koht. Kuidas? Kodus ei tohi? Kodus on vanemad need, kes tõmblema hakkavad. Et ma mõtlen isegi oma laste puhul, võtab muna kätte. Robert, mida sa teed? Kuhu sa nagu, aga võiks nagu läbi mõelda, et munakarp maksab 2,50, 10 muna, 25 senti, 1 muna, pigistab selle puruks, pigistab, viskab maha, koristan ära hiljem. Koolis tohib? Koolis see on nagu justkui tund ette nähtud, et luua oma lastele neid kohti, kus nad saavad ohutult katsetada, kus nad saavad ohutult neid vigu teha. Kas või käsitöötunnis võiks olla see osa, et me võtame midagi lahti, võtame selle juppideks, et ma kunagi tellisin endale ülikonna õmbleja käest või rätsepa käest, ma ei tea, mis seal vahe on. Aga ja siis ta rääkis see naisterahvas, mida ta teeb. Ta läheb poodi, ta ostab mingisuguse kalli ülikonna, siis ta võtab selle juppideks lahti. Analüüsib, mismoodi on seda tehtud ja siis õpib selle pealt, mis vigu seal on tehtud, kuidas see kangas jookseb, kõik sellised asjad. Ja mida mina oma lastega teen ja mida paljud minu sõbrad teevad, on see, et mingisugune tehnikavidin, mis kodus tuleks ära visata, enne seda, kui see prügikasti läheb, kruvikeerajad välja, kruvime lahti ja siis räägime läbi, mida üks või teine jupp seal teeb. Et kui nad muud midagi ei õpi sellest, nad õpivad asju lihtsalt lahti võtma. Aga see on, lubage teha neid vigu, sundige nad tegema vigu, et see on see, kuhu poole see käsitöö oskus peab liikuma või minu meelest võiks liikuda ja mitte, et me millegiga lõpuks kunstiliselt väga kena asjani välja jõuame, vaid et me punktist A jõuaksime punkti B, me oskaksime vahepeal seda teekonda planeerida, et siis et me jõuaksime mingisugusegi tulemuseni.
see ei pea olema kunstiliselt äge, aga see peab olema selle inimese jaoks just see eduelamus, et jah, ma tegin selle asja valmis. Tahtsin natuke lisada sellele argumendile, et käsitöö klassist võib-olla kõiki probleeme ei saa lahendada, et ühiskonnas laiemalt, eks on ju tendents sellele, et autot ei tohi enam ise parandada, uusi, ma ei tea, Teslat vist ei julgegi enam parandada, et see on nii keeruliseks muutunud, kindlasti garantii ei luba, eks, kui IKEA-st ostad laelambi, siis seal on juba pistik küljes, sest Soomes ei tohi laelampi ise ühendada, seal peab olema laes pistikupesa, sest võib ju surma saada. Ühesõnaga, ja väga mugav muidugi, aga et see kogu see ühesõnaga ühiskonnas palju tendentse on see, et ise tohiks vähem teha, ühtegi jumala eest iPhone'i ei tohi lahti teha. Seal on muuseas mõnedel mudelitel tarkvaraline piirang, et kus sa ära parandad, siis ta ei tööta enam. Et hästi sellised kehvad arengud on olemas, et jumala eest inimesed ise midagi ette ei võtaks, midagi ei remondiks, et kas siis ütleme sellel rösteril on seal kleeps, warranty void, if damaged või mingi, et sa ei tohi seda kruvi välja keerata, nad saavad aru, et selliseid arenguid on päris palju, õnneks Eestis veel väga hull ei ole, näiteks kodu remondi puhul, et natuke võib ikka küprokit ise ka panna, aga paljudes riikides ju enam ei tohi, näiteks kindlustus ei luba, et kui muidu tohib, eks ehitus, ma ei tea, seadus võib-olla lubaks, aga kindlustus ütleb, et me ei kindlusta, näiteks selle kaudu ühesõnaga piiratakse, nii et me peame ka võib-olla arvestama, et need võimalused tegeleda reaalselt selle käsitööga tegelikult on muutumises. Siis peab koolis olema üks näidis korter, mida tohib remontida. Näidisruum, mis on alati kuidagi natuke vildakas. Ma arvan ka, et see, kuhu poole liikuda on, võib-olla paljude inimeste peast täna on käsitöö ongi siukene, see tippklass, see, mida me siin nagu laadal näeme, kõik meistrid aastakümneid vilund kunsti tegemas. Ja siis tavainimene mõtlebki, et mul ei ole seda 10 000 tundi, ma ei hakka. Aga et kuidagi jõuda nende esimeste eduelamustele, et nagu sa ütlesid, et see ei ole tegelikult nii raske, et kõik, mis asjad sa ette võtad, et baasprintsiibid on tegelikult suhteliselt lihtsad, et meil olid ühtede kolleegidega tegime ühte ettevõtmist, siis oli ka vaja erinevaid asju nagu füüsiliselt püsti ehitada ja siis meie nagu stamplauseks sai YouTube. Kuidas me seda peaks tegema? YouTube. Ja tund aega hiljem me olime meistrid vaibaladujad näiteks või vaheseinte ehitajad või tõesti juhtmete ühendajad. Et anda noortele nagu see julgus võib-olla siis ka ise juurde õppida, et kui sa tõesti nagu koolist ei saa seda oskust, et kuidas mingit teatud asja teha, siis on olemas lai maailm, kus on mingi hindu, kes õpetab sulle hea meelega seda. Raske on natuke aru saada aktsendist, aga põhimõtteliselt sa näed ära, mis ta teeb. Ja juba see nägemine annab nii palju ja sealt, issand jumal, see on lihtne. Ma paar päeva tagasi tegin puidust sõrmuse näiteks. Vaatasin ühte austraaliase videot, tegin sammu järgi, ilgelt kole tuli, aga põhimõtteliselt see, kellele see mõeldud oli väga rahul. Et see eduelamus, see peab natukene lihtsalt enese usk olema ja siis isegi kui ta on kole, kui ta on sinu tehtud, sinu enda tömpide näppudega, siis seal on see asi, mida kuskilt poest ei saa. Kui sellele YouTube'ile veel vastu vaielda, et ma võin mõlemad poolt muidugi mängida, aga ma olen väga palju materjale on olemas ja väga kihvte kursusi online'is, et julgustan kindlasti vaatama ja siis on see nagu see teine külg, et mitte kõik ei ole kolinud veebi, et ma vist 10 aastat otsisin puust pääsuhöövli joonist, et mismoodi kohtub puulaast höövliteraga ja netist seda ei leia, ma tahaks näha seda inimest, kes netist selle joonise mulle leiab, ma 10 aastat otsin ja leidnud. Üks vanakooli puuõpik, kuidas teha puust pääsuhöövlit, et ühesõnaga olemas kohe esimeses peatükiseks, et need põhitõed ei ole muutunud ja tegelikult vana hea raamat võib-olla jälle sisaldab seda kõike ja et nii ühti kui teist ma tahan öelda. Nagu me siin käsitööringkondades ise ka ju selle e-õppe tuules ja selles oleme ju hästi palju nagu rääkinud, et on mingid asjad, mida kindlasti saab e-kaudu õpetada, aga siis on mingid asjad on nagu selles sektoris, et ära seda kodus üksinda järgi tee. Üks väike mõte võib-olla selle käsitööhariduse tuleviku vaate suunas, et mul tuleb endale pähe paralleel seoses kirjanduse ja lugemisega. Et teatavasti meie lastega on praegu suur probleem ka see, et keegi vabatahtlikult väga lugeda ei taha. Või kui nad loevad, siis nad loevad hea meelega lühikesi ja kergesti arusaavaid tekste. Et selline ilukirjandus, millega meie ilmselt oleme võib-olla rohkem toimetanud kui tänapäeva noored, et see neile ka kergesti ei tule. Ja siis me oleme ise sõnastanud õppekava arenduses, et meie eesmärk kirjanduse õppimisel on tekitada õppijas lugemishuvi ja valmisolekut päriselt teksti
uuesti süveneda ja tõesti nagu kogeda nagu seda eduelamist ja naudingut, mida tegelikult ilukirjanduse pikast keerulisest tekstist on võimalik saada, et äkki käsitöö puhul võiks arengusuund samasugune olla, et eesmärk on see, et ühelt poolt me muidugi kirjanduses ka väärtustame tüvitekste, kuna need annavad meile aru saama meie enda kultuuri ja ajaloo tausta kohta, aga teisalt poolt ei ole nagu meil sellest suurt tolku, kui õppisid lõpuks ei taha lugeda ja nad üldse ei loe peale koolist väljumist, et äkki käsitööga on siis samamoodi, et eesmärk oleks see, et neil tekiks nagu mingisugune kogemus käeliselt toimetada, et nad saaks aru, millised erinevad käsitöövaldkonnad on ja oleksid siis ise valmis peale kooli vastavalt oma vajadustele valima siis mingisuguseid tegevusi, mida teha, kuna ja ümber õppida või õppida juurde või valida endale selline ametikoht või kutseõppe eriala, kus ta saaks siis tööturul konkurentsivõimeline olla. Sellised tüviesemed, ja need peaks olla sellised asjad, mis on lihtsasti, see võib olla ka päris ese, mida sa lõpuks kannad eluaeg kaasas, aga see võiks olla midagi praktilisemat kui kaardikepp. Esiteks ta tuli mul kole ja teiseks mul ei kunagi kuskil seda kasutanud, et oleks mingisugune võtmehoidja olnud, siis et vaata, siin sa ikkagi räägid sellest, et ei tohi täitsa kole asi olla, et see peab olema tasakaalus. See oli traumeerivalt kole. Nagu osku, et peab olema nagu ikkagi mingi esteetika. Nii, aga siis kell on tegelikult juba, peaks olema 2 minutit tagasi lõpetanud, aga ma siiski veel nagu võtan selle õiguse ja esitan teile kõige sellise viimasema küsimuse, et nagu siin keegi ütles ka, et see on ju palju suurem küsimus kui ainult see, mis toimub käsitöö või tehnoloogia õpetuses, et see on laiem küsimus, et siis võib-olla küsimus ongi see, et kuidas tõsta käsitöö mainet ja positsiooni ühiskonnas. Selline lihtne lõpulause kõigi käest. Ma hakkan siis siit tagasi saatma seda mikrofoni, et ma arvan, et seda tõstavad lihtsalt välised olud hetkel, et inimesed saavad aru, et peab olema rohkem ise hakkama saav, et Hiinast ei saagi enam kõike tellida või see tuleb kallilt ja kaua. Et siis kuidas neid vanu oskusi jälle nagu meelde tuletada või paluda kellelegi õpetada, et ma arvan, et siin nagu see on väga vajaduspõhine järsku. Ma arvan, et sellel talvel me näeme, kuidas inimesed hakkavad tõsiselt vaatama, et kuidas siis nagu päriselt sooja saaks ja kuidas päriselt nagu kokku hoida nagu oluliselt rohkem kui see, et sa lihtsalt vahetad oma pesumasina natuke efektiivsema vastu, et küsimus on tegelikult palju laiem või nagu see šokk, mis meil tuleb, on palju suurem, et siis kui inimestele seletada lihtsasti, et näed, siin on suhteliselt lihtsad viisid, kuidas neid samu probleeme lahendada, mida sa enne lahendasid väga kõrgtehnoloogiliselt, vajab võib-olla natuke käelist osavust, natuke arusaamist, kuidas asjad maailmas tegelikult töötavad, siis inimesed võivad nagu nõudlus selle järgi võib olla tegelikult ootamatult suur tegelikult nüüd lähiajal. Et kui vähem katastroofiliselt mõelda, siis võib-olla lihtsalt see pendel on ka olles nii palju eemale liikunud nagu päris asjadest ja päris oskustest, et inimestel on lihtsalt ise tärkamas mingisugune huvi, ma mõtlen noortel just, et nende käsitööoskuste ja tõeliste oskuste vastu midagi oma kätega valmis teha või ära teha, et kuidagi õnneks ka praegu see aeg on selline, et värav on valla, et informatsiooni liigub ja on võimalik sellega tegeleda, et ma arvan, et käsitöö on praegu nagu pildis küll ja inimesed sellega tegelevad üha, mulle tundub vähemalt, mõnes mõttes üha rohkem, et võib-olla on meil siin ka midagi toredat üle võtta just sellest itaallaste suhtumisest oma käsitsi tootmisesse, millest ma rääkisin, et see ei ole midagi ülemäära eksklusiivset, see on normaalne. Pingpungenist välja tuleb. Et see on normaalne elu osa ja seda võib-olla ka see ringmajandus ja kestlikuma elamise ja toimetamise vajadus ja see sama kestliku kahanemise vajadus toetab. Et jah, et see käsitsi tootmine samas seda mõistlikult tehnoloogiaga segades ja mitte siin seda sellist ranget vahet tehes ongi normaalne ja moodne. Ja et sellel ei pea olema sellist, kas siis väga eksklusiivset või siis teistpidi sellist lambavillast hõngu küljes, et ma ei mõtle lambavillast kuidagi halvustavalt, meil olid endal ka pikka aega lambad. Siin enne kaasettekandja tegi siin mitteformaalse vestluse käigus ettepaneku, et äkki oleks kasu käsitöö riigieksamist. Et aga miks mitte, kui seda teha tõesti niimoodi, kes arvavad, et see võiks et praegu meil on olukord lihtsalt see, et eksamid kipuvad õpilast motiveerima, ütleme nii nagu rämpstoit,
et justkui nagu meeldib, sellepärast midagi head sealt tuleb, aga tegelikult see, mis tuleb, ei ole päriselt hea sinu tervisele. aga et noh, teine pool jällegi see, kui kooli konteksti tulla, siis noh, mis aitaks või mis peaks kindlasti panustama sellesse maine tõstmisesse või maine hoidmisesse pigem isegi, ongi siis see, et me ei lükkaks seda käsitööd kõrvale ja pigem räägiksime sellest rohkem, kuidas seda käsitsi tegemist tuua rohkem õppetöösse ka teistes õppeainetes. Et see võiks nagu üks selline keskne teema olla ja tõesti mõtestada ka seda, et miks see tegelikult tähtis ja vajalik meie jaoks on. Kas ma võin ainult väike riigieksam? Meil on 3. kooliastmes käsitööolümpiaad, kodundusolümpiaad, tehnoloogiaõpetuse olümpiaad. Ja kui vaadata neid küsimusi, mis saadab Tallinna Ülikool või ma ei tea, kust need küsimused tulevad meile, see on täiesti omaette teadus, seal on käelist tegevust väga. Võtan selle asja kokku, see ei olnud juhus, et ma siin istun selle koha peal. Me peame endalt küsima, miks me asju teeme, kuidas me neid teeme ja lõpuks mida me teeme, ehk siis me peame asjadest aru saama. Ja arusaamine on see kõige olulisem. Ja mida ta saab alati meeles pidada, on see, et elu ei ole mustvalge ja kõik asjad on kõigiga seotud. See, mida me õpime matemaatikas, aitab meid elus edasi, see, mida me õpime käsitöös, aitab meid elus edasi, samamoodi see, mida me õpime kirjanduse tunnis, aitab meid elus edasi. Ehk siis kõik on kõigega seotud ja päris elus tegelikult piire kusagil vahel ei ole. Et täna me siin ei ole käsitöö tunnis ega mingi eesti keele tund, mis meil siin on, vaid et see on päris elu. Nii ka päris elus toimetades on see tegelikult päris elu ja iga oskus, mida me oleme elus õppinud, tuleb seal lõpuks kasuks. Aga siis ikkagi, et ma arvan ka, et sa ei olnud viimane siin lõpus nagu meelega või kogemata, aga kas me siiski ei peaks nagu üldse mitte midagi tegema, ma saan aru, praegu siin kõik ütlesid, et elu juba ise suunab meid sinna, ma saan aru, et rahunege maha, me ei pea midagi tegema käsitöö maine tõstmiseks, sest elu juba ise suunab meid sinna, aga kus need saatesarjad, ma ei tea, käsitöö maine tõstmiseks või kas midagi ei oleks vaja teha, vaid istume niisama rahulikult edasi? Ikka on vaja teha. Vaja on teha, vaadata seda, kuidas need oskused, kuidas neid päriselt õpetada. Ehk siis see, et need oskused, mis olid, käsitööoskused, mis olid meie esivanematele nagu vajalikud, need tänapäeva maailmas võib-olla ei ole enam nii olulised. Aru saada, mida kaasaegne inimene vajab, ja selle peale see käsitöö maine üles ehitada. Ehk siis see treimine ja heegeldamine võib-olla need kokku panna ja tõesti selle tehnoloogiaga kokku ühendada. Sest kujutage ette, kui äge oleks minna, nüüd oli see Halloween, mis meil oli, minna sellele üritusele ise heegeldatud või kootud kostüümiga, mille peal on LED-tuled, mis vilguvad selles taktis, mille ma olen ise sinna programmi teinud. Et see oleks nagu tõsiselt äge. Ehk siis mõtleme nende oskuste peale, mida kaasaegne inimene vajab ja ehitame oma hariduse ja ka oma käsitöö maine vastavalt sellele ülesse. Ja siis ei tundu see käsitöö selline, mida ainult mõned nagu, mitte uhuud, aga sellised friigid teevad, vaid et see on päriselt igaühe päris asi. Ja minu jaoks kõige olulisem on see, et õpetame inimesed asju parandama. Näiteks need samad jalanõud, mis mul on, ma olen neid 2 korda ise juba liiminud. Selle asemel, et neid kingsepa juurde viia. Ma ei saa näete, et mul statement sukavõksi Ehk siis võib-olla, kuidas mainet tõsta on, et kasutame käsitööd ära selleks, et õpetada inimesi ise asju parandama. Ja see on väga eluline oskus. Kas keegi tahab veel midagi lisada siia? No sellest tuules võite lugeda minu Müürilehe artiklit Hüperkulutamine massidesse, mis nagu räägib ka sellest, kuidas nagu parandatud asjad peaks olema need, mis on nagu tippmood või nagu see on see wow, et sul on ka ise parandatud, täpselt, kellelgi ei ole sellist. Et siuke väike samm, aga ma arvan, et jah, eri nurkadest tuleb seda mainet nagu hoida või tõusta või näidata, et see on äge, et minu unistus on ka teha üks lihttehnoloogia teemapark, mis on nagu keskus, aga lihttehnoloogiline. Tuled ja paned käed külge asjadele või ehitad ise. Kaotad maagia ära. Kaotan maagia täiesti ära.
no tore, aga siis selles mõttes ülisuur tänu kõigile esinejatele ja ma olen nagu nii julm, et ma praegu ühtegi küsimust juurde ei võta, sest me oleme üle aja juba 10 minutit, aga et ülisuur tänu kõigile, kes on tulnud täna siia selle päeva veetnud. Ja ma loodan, et kõik said toredaid mõtteid siit ja siis ma loodan siiski seda ka, et kõik midagi teevad nende mõtetega, et need ei jääks lihtsalt toredateks mõteteks, et need kuidagi leiavad mingisuguse rakenduse. Suur tänu Käsitoliidule korraldamast ja kõigile osalejatele ja kõigile esinejatele ja rõõmsat päeva!